ma ei ole nii ammu kaamerad käes hoidnud, this feels weird. Täna õhtul ma saan kokku ühe sakslasega, kes on hetkel Ameerikas, ta on minu vanune. Aga praegu ma lähen poodi fruits ostma. Mul anti $30 et puuvilja osta. 30! A bitch is gonna buy some bananas and strawberries and raspberries ja kõike lihtsalt. Hetkel ma lähen siuksesse joogikohta, kus müüakse ülihäid nagu limonaade. Aga need limonaadid ei ole nagu mingid ülemagustatud, mida iganes, vaid need on nii head. Ma tahan ühte siukest arbuusi limonaadi. I'm so excited! Läbi mu sitasakna te näete, et see on seal. T-bar. Mu sõbranna Ale tõi mind siia ja esimene kord, kui ma siin käisin, siis ma jõin seda arbuusimahla. See oli nii hea! Ja siis järgmine kord, kui ma tulin, siis ma mõtlesin, ma proovin ka boba teed, sest ma ei olnud kunagi boba teed proovinud. Boba tee oli nii halb! Me ei stända seda, et neil on plastkõrged. Tavaliselt, kui ma siin käin, siis ma võtan selle topsi endaga kaasa ja ma olen viimased mingi nädal aega ühest sellest topsist vett joonud kodus. Vaadake, kui ilus see välja näeb. Nii refreshing. Lähme nüüd Targeti, sest ma pean fruits ostma. Need raspberries on kuradi kallid, aga mulle anti $30, et süüa osta seega. Ma ei mäleta, kas meil kodus viinamarja on, aga ma võtan need ka. Of course, strawberries. Võtame neid ka 2 karpi. Ja siis ma võtan veel 1 karpi mustikaid. A few minutes later. Okei, ma panin viinamarjad tagasi, sest et nad tahtsid selle koti eest $9 saada. Mul on pagasnikus mingi vana Targeti kott, aga ma panen oma asjad sisse. Samuti ka... Oh no! Jehuu! Mitte keegi mitte kunagi ei pane kärusi. Kõik kohad on kärusid täis, sest kedagi ei koti ja nad jätavad selle sinna paika, kus nad ise on. A few moments later. Ma te teate neid mängusid, kus sa paned nagu sendid sisse ja siis on seal siuke nagu käpp, millega sa proovid mingid asja sealt siis kätte saada. Alla mingeid mänguasju, mida iganes. Walmartides on siuke masin, kus on Marveli mänguasjad sees ja ma olen väga pikalt tahtnud seda mängida. Mul ei ole ülipikalt nagu sularaha olnud. Ja siis täna mul oli ja ma mängisin seda ja ma võitsin endale Thanose! I have a Thanos toy. Tal on isegi gauntlet käes. Kui ma veel võidan, siis ma kingin oma vennale. Kui ei võida, siis sorry, aga see on minu oma. Ja tegelikult ma arvan, et ma kingin sellega oma vennale, sest ma isiklikult tegelikult ei tee sellega midagi. Ma panen Thanose siia enda kõrvale niimoodi istuma. Ilusti vöö ka peale. Thanose nai, sõidame nüüd koju. Vaatan võib-olla mingit filmi või sarja ja siis peale 8 ma saan oma sakslasest sõbraga kokku. Või ta veel ei ole mu sõber, aga nagu loodetavasti peale seda kohtumist on. It is so much later. Kell on saanud vahepeal mingi 10 ja ma just tulin oma dateilt koju. Friend date. Seega ma kokku sain. Oli nii tore. Ta oli nii sõbralik, me saime nii hästi läbi, meil klikkis nii hästi, aga meil oli ülitore, me räntisime mõlemad sellest, kui lollid ameeriklased on. Pinki promissisime, me läheme Universal Studiosse, me läheme Disneysse koos, aga me kohtusime esimest korda ja mul oli juba siuke tunne, nagu ma teaks seda mingi üliammu. Ta juba kutsus mind Saksamaale endale külla. Ma tänaseks lõpetan vlogi 2 päeva hiljem ja mul on ikka veel täpselt samad riided seljas. Tressikas, seljas, pikad teksad jalas. Ei ole siin midagi nii soe, kui te arvate. Kell on praegu 3:30, ehk siis ta on suht palju juba. Arvestades, et ma alles nüüd lähen välja. Ma lähen Alejandra juurde kella 6. Ja siis me läheme bowlingut mängima ja ma olen väga elevil. Also, mu teine sõbranna, mu sakslasest sõbranna Hanna, tema saatis mulle täna sõnumi, et kas ma tahaksin taga roadtripile minna. 100% tahan. Oh my god, ma armastan seda kaamera varju oma näol. So artsy. Ma ikkagi ei saa Alejandraga täna kokku. Ta unustas keeglihalli kinni panna hommikul. Seega ma ei saa keeglit mängima minna. Ja siis me pidime restorani minema, aga siis ta canceldas selle ka ära. Nüüd ütles, et saame homme kokku, aga homme ma tahan kinno minna. Küsisin, kas tal on reede vaba. Yeah, we can do something after 5 because I'm free Friday anyways. Well, I'm always free, so. We can go bowling after 5 if you can reserve it for Friday. But if you can't, we can go to the vegan restaurant. Just let me know. Ma vaatasin just siukest videot, kus üks YouTuber näitas oma nagu tervet töönädalat. Ma sain endalt nii palju inspiratsiooni, nii palju õpetusi, kuidas nagu planeerida ja teha. Seega, ma tahan nüüd minna Targetisse ja osta endale planeerijat. See ei ole eesti keeles planeerija. Oh my god, see on inglise keeles planner, mitte eesti keeles. Ma tahan osta endale mingit nagu siukest päevikut või journalit või mingit asja, mis ongi nagu ainult YouTube'i jaoks. Ma tavaliselt märgin kõik telefoni üles, aga ma tahaks nagu midagi füüsilist, mis ei ole mu telefon lihtsalt. Ja siis ma vaatasin just Gabi vlog
vlog'i. Tema nagu filmis poodides, aga ta pani oma kaamera oma käekotti. Minul on alati see probleem, et ma ei taha oma kaamerat nagu kunagi poodidesse sisse tassida lihtsalt sellepärast, et ma pean teda käes hoidma ja mul hakkab ebamugav, kuna mu väiksesse seljakotti ei mahu. Ja mina olen 100% pigem seljakoti inimene kui käekoti inimene ja seega ma tahan minna veel Marshallisse või Rossi või kuskile poodi, et vaadata mingid ilusad suur käekotti. Aga ma ei tea, kas Marshalls on lahti enam. Juba kinni, ta läks 8 kinni, are you kidding me? Ehk siis ma pean homme alles käekotti shoppama minema. Sussid jalga. Mu auto on nii must. Ma ei tea, kas te näete, aga seal on täiskuu. Girl, I don't know how I'm feeling about this. Kinda scared. Teen Wolfi RL. Ma leidsin just kõige ilusama planneri üldse. Siin on pealkirjas journal, aga ma kardan, et see on mingi haigelt kallis. Copyright, muusika ma ei jõua ära oodata, et rahast ilma jääda. Okei, ma panen selle korvi ja ma lähen kontrollin selle hinna mingi hetk. Fit happens. Jaa, absoluutselt. 5,99, see pole üldse kallis. Okidoki, I got myself a beautiful journal. Ma olen suht kindel, et ma kasutan seda mingi esimesed 3 päeva maksimaalselt ja siis ta jääb seisma. Sest et mul on alati vihikutega nii. Ja täna on järgmine päev, ehk siis nüüd on aeg minna ostma kotti. Teeme kiire outfit change'i out of my pyjamas. Kes ma arvan, et ma olen? Ma tulen kotte shoppama ja siin reaalselt isegi ei ole kotte. Ma leidsin siukse räigelt ilusa fannypacki ja see oli absoluutselt see, mille järgi ma tulin, aga see oleks ülihea mingi Universal Studios. Praegu ei võta teda, sest ma tahan veel teise poodi ka vaatama minna, aga ma jätan ta kindlasti meelde. Ma lõppude lõpuks ikkagi ei ostnud endale kotti, sellepärast et seal ei olnud ühtegi, mis mulle meeldis piisavalt või mis oli piisavalt normaalse hinnaga ja ma ei ole üldse koti inimene, seega ma ikkagi struggle'in oma seljakottidega edasi. Ma ostsin sealt ühest poest ainult oma vennale ühe kingitusega, ma ei saa asta näidata, lihtsalt igaks juhuks äkki, kui mu vend vaatab. Ta ei vaata üldse mu videoid, aga vahepeal talle meeldib vaadata ja kommenteerida ja mõnitada. Ja nüüd ma lähen ujuma. Ma seda ujumist arvatavasti ei vlogi, sest et ma nii professionaalne vlogger ka ei ole. Üliilus ilm on täna ja vot nii ongi. Ma ostsin üks päev ühe video jaoks kummikud. Ostsin need kummikud ainult selle video jaoks ja mul ei ole neid rohkem vaja. Seega, kuna nad on hetkel väga mudased, siis mul on vaja need puhtaks pesta, et nad siis poodi tagasi viia. Sest et siin on ülilebu asjad lihtsalt poodi tagasi viia. Selle sektsiooni nimi on kummikute puhastamine with Sydney. Ilmselgelt me teeme seda vannis. Ma ei hakka kraanikausis kummikuid pesema. Väga beautiful. Te saate varsti teada, miks mul neid vaja oli. Ja see oli $120 väärt. Vannis koos Sydneyga. Aga kuidas kurat ma kuivatan need? Ma ei taha oma rätikuga kuivatada neid kummikuid. Aitäh, et vaatasite, kuidas ma oma kummikuid pesin. A few moments later. Sain just oma kummikud tagasi viidud ja tahate, ma toon teile näite, kui lihtne siin on asju tagasi poodi viia. Minu ees seal järjekorras oli üks mees, kes tagastas poolenisti kasutatud piprapurgi. Teate küll siuksed klaasist purgid, kus pipar sees on. Seal on see jahvati ja siis sa nagu paned pipart peale. See oli pooltühi, ta viis selle poodi tagasi ja nad maksid talle raha selle eest tagasi. Ma isegi oleks pidanud neid kummikuid puhtaks tegema. Ma oleks võinud nad sitastena siia tuua ja nad oleks vastu võtnud. Lihtsalt tooge kõik oma asjad poodi tagasi. Another day, another outletide session. Tegelikult ma tulin outletidesse ainult Victoria's Secreti poe pärast, et siin on vahepeal ülihead diilid. Me tegelikult väga ei supporti Victoria's Secretit. A few moments later. Ma ostin Victoria's Secretist just 3 paari sportspraasid, 2 alukad ja 1 paari pikki pükse. Ja mul läks ainult $16. Nagu tavaliselt sa saad ühe mingi sportspraa selle raha eest, kui sedagi. Ja ma sain just sitta kanti asju $16 eest. Kui sa lähed siin suksesse nagu Bougie outleti, suksesse nats kallimasse poodi, Jesus Christ, need müüjad jooksevad kohe sinu juurde, nad on kohe mingi oma boonust otsimas. Ma sa lihtsalt ei saa sealt poest enam minema. Ma olin Karl Lagerfeldi poest praegu 20 minutit. Ma ei tahtnud mitte midagi osta, enamus asjad olid nahast. Ma olen vegan, ma ei tarbi nahast asju. Aga ma lihtsalt ei saanud sealt tulema, sest see müüja pakkus mulle kõike võimalikku lihtsalt. Ja ma ei julgenud talle öelda, et sorry, ma ei taha sealt midagi, ma tulin lihtsalt vaatama. Ma mõtlesin, et ma teen teile hauli, aga ma teen seda pärast kodus. Sest et, nagu te näete, ma olen hetkel väga higine ja see ei ole väga ilus vaatepilt. Ega ma väga palju ei ostnud. Saate väga TMI hauli peaks mainima. Ma tulin outletsidest ära, aga mul kuidagi jäi siuke shoppingu tuju peale. Seega ma tulin nüüd täiesti korralikku kaubanduskeskusesse. Looks like that. It's really pretty. Selle nimi on Mall at the Millenia või Millenia Mall või Mall of the Millenia. Midagi Milleniaga igatahes. Oh my god, look at this. It's so pretty mall. Oh my god, so many palm trees. Vaadake, mis asi siin kaubanduskeskuse ees on. Nagu... Teate, mis on üks halb külg fett olemisel või? Mu kintsud hõõruvad kokku ja mul on talus kõndida.
Being thick ei ole all that fun. Urban Outfittersis on sale, et kõik sale-itemid on -40% läheme. Urban Outfittersis on tegelikult haigelt kallis pood, seega nagu isegi sale item, sest on mingi sitaks kallid lihtsalt. A few moments later. Mis te arvate, kas ma ostsin Urban Outfittersist midagi? Ei. Ma tegelikult suht pikalt mõtlesin, kas ma üldse tahan seda hauli teha, sellepärast et see on näits TMI haul. Aga siis ma mõtlesin, et suva, ma tahan nendest hindadest näits rääkida, et ma siis teen selle hauli. Aga enne seda. Mu pakk tuli täna. Vaadake, mis siin sees on. Okei, te ei näe, aga need on Emma Chamberlaini kohvid. Ja ma tegelikult üldse kohvi ei joo. Ma tellisin need mitmelegi põhjusel, et temmat toetada, et proovida kohvid, sellepärast et tema jutu järgi see on kõige parem kohvi üldse. Raist kohvi mulle nagu suht meeldib. Plus ma tahan teha videot, kus ma seda katsetan. See video tuleb arvatavasti millalgi järgmine nädal. Nüüd aga mu outleti ostudesse. Ma ostsin ainult 2 poest endale asju, Victoria's Secretist ja siis ma ostsin Ruu 21. Ruu 21, nagu te näete, ostsin väga palju asju. Ma ostsin endale lihtsalt kõrvarõngad. Shellished. Ma ostsin need põhimõtteliselt ainult nende kõrvarõngaste pärast. Seal pakis olid veel siuksed ümmargused ka. Nüüd tuleb mu Victoria's Secret haul. Ma ei näita kõike, mis siin on. Seal oli siuke sektsioon, kus olid spordirinnahoidjad 2,99. Seega ma ostsin 3 paari. Siuksed hallid. Nendega on siuke probleem ainult, et ma kardan, et nad võivad nats väiksed olla. Siis ma ostsin siukse samasuguse lihtsalt valge. Ja siis ma ostsin siukse lihtsa musta. Ja seal olid siuksed hästi vinged püksid. Nad on siuksed. Minu arust need näevad välja siuksed partipüksid. Ülilahedast materjalist. Ja need püksid olid ka ainult 2,99. Nende pükste algne hind on olnud $64. Ma alguses plaanisin need endale võtta, aga mulle ei meeldinud see, kuidas nad mul jalas nälja nägid. Seega ma mõtlesin, et hea küll, et ma jätan neid poodi, sest need on jodavad, et ma ostan need oma õele. Eks Tairi siis ise valib, kas ta kannab neid või mitte. Ja siis ma ostsin 2 paari alukaid. Üks paar alukaid oli 1,99. Ma arvan, et ma lõpetan selle videoga siinkohal ära. See vlog oli lihtsalt siuke üldine vlog, kus on lihtsalt nagu mingid väiksed killukesed mu igapäeva tegemistest. Polnud minu arust midagi väga erilist. Andke mulle all kommentaarides teada, kas te tahate veel vloge näha, kuidas teile need vlogid meeldivad. Ma lihtsalt tunnen, et ma ei tea, kas need vlogid on head. Seega sellepärast ma tahan, et annaksite teada, mida ma võiksin nendest vlogidest muuta, mida ma võiksin rohkem näidata, mida vähem. Aitäh, et sa seda videot vaatasid. Näeme teiega juba kolmapäeval. Ja by the way, nagu ma uploadin iga kolmapäev ja pühapäev. Lihtsalt, et te teaksite. Tšau, pakka!